ja naistevastane vägivald on majandusega väga tihedalt seotud, nii et selles mõttes hea järjekord. Üks väga suuri põhjuseid, miks naised ei pääse vägivallast, eriti siis perevägivallast, on just nimelt nende majanduslik sõltuvus. Aga sissejuhatuseks, kui mind, ma pean vist natuke kaugemale minema, kui Reet kutsus mind esinema naistevastase vägivalla teemal ja palve oli rääkida siis tagasivaates, siis ma ütlesin rõõmsalt muidugi jah, sest et ma ise ka juba 2002. aastast töötan selle teemaga. Ja siis, kui kolleeg küsis mu käest, et kas sulle anti 5 tundi kõnelemise aega või, siis ma nagu taipasin, mis supi sisse ma olen ennast keeranud. Et ainuüksi, kui võtta see naistevastase vägivalla mõiste, siis juba see mõiste põhjustab nii palju elevust, segadust ja ka pahameelt. Et juba sellest võiks tõesti tõenäoliselt väga pikalt rääkida. Miks te nende naistega üldse tegelete? Naised on ka vägivaldsed. Ma ei tea, kui palju kordi ma olen seda lauset kuulnud, kui me üritame rääkida mõnest päris vägivalla juhtumist naise vastu, siis öeldakse, naised on ka vägivaldsed. Pille naeratab, nii öeldakse. Ja kas te hakkate ükskord juba ka selle meestevastase vägivallaga tegelema? Selline lause jõudis minu lauale eelmisel nädalal. Ühe riigiasutuse tehniline töötaja oli väga häiritud sellest, et Sotsiaalministeerium tegeleb tõesti naistevastase vägivalla temaatikaga. Miks me üldse räägime naistevastasest vägivallast? Räägime parem perevägivallast, räägime parem lähisuhte vägivallast. Mulle tundub, et see soospetsiifilisus on tegelikult hirmutav. Ja nüüd ma räägin natuke sellest hirmust ka, sellepärast, et ma olen palju aastaid selle teemaga töötanud ja ma näen, kuidas see muutub nagu isegi vaata, et veel aina hirmsamaks. Et võib-olla see on sellepärast, et need faktid ongi hirmutavad. Mehed murravad naiste käeluid. Mehed üritavad naisi aknast välja visata. Mehed peksavad naisi. Mehed tahavad ligipääsu naiste kehadele, noortele, vanadele, peenikestele, paksudele, kollastele, valgetele, mustadele. Ja see toimub niimoodi kogu maailmas. Loomulikult ei tee seda kõik mehed, enamus mehi ei tee. Aga vaadates seda massi, siis naised kogu maailmas kannatavad sellise vägivalla käes. Ja võib-olla seda ongi endale nagu hirm tunnistada. Et natukene turvalisem või kergem on rääkida, et keegi teeb kellelegi halba ja eriti kerge on rääkida, et aga see teine tegi ka midagi, mille pärast ta selle halva siis osaliseks sai, selle halva kohtlemise osaliseks. Ja kui vaadata tõesti selge pilguga, tegelikult ma unustasin slaid edasi panna, et natukene numbreid. Numbrid on need, mis natukene põhjendavad või tegelikult väga palju põhjendavad, miks me räägime spetsiifiliselt naistevastasest vägivallast. Et kui vaadata tõesti väga selgelt faktidele otsa, kuidas seda võimu säilitamise agregaati ehk vägivalda kasutatakse kogu maailmas, siis see tõesti võtab kõhedaks, midagi ei ole teha. Kuna mina olen riigiametnik, siis ma igaks juhuks toon siia sellise ääremärkuse ka, et loomulikult on taunitav igasugune vägivald. Ja me tegeleme ka vägivalla meesohvritega, aitame neid, see on täiesti ilmselge. Aga praegu paluti minul rääkida naistevastasest vägivallast. Kas on võimalik üldse rääkida naistevastase vägivalla võitluse ajaloost, nagu ühte lugu? Ma kohe hakkan näitama, ma kirjutasin natukene ajajoont slaididele, aga ma ei teinud selleks mingit teadustööd ja sellepärast ma palun juba ette, et lihtsalt andke mulle andeks, kui mingid olulised asjad on välja jäänud. Kui ma täna oma neid väljatrükitud slaide siin samas toas sirvisin korraks, ma sain juba aru, et ma olen 2 riiklikku suurt arengukava ära unustanud. Nii et selles mõttes neid asju, mida me teinud oleme aastate jooksul, on lihtsalt nii palju, et neid ei ole võimalik korraga slaididele saada. Ma arvan, et enamus siin olijaid muidugi teab, mis asi on naistevastane vägivald ja milliseid vorme see võtab, aga ma igaks juhuks markeerimiseks panin siiski korraks slaidile ka. Et tõesti see vägivald leiab aset nii perekonnas, kodus, avalikkuses kui ka riigi poolt. Riigi poolt ka mõnikord on see lihtsalt mitte märkamine, andestamine, et mingid kuriteod näiteks ei olegi karistatavad. Nüüd need slaidid siis tulevadki ja nagu öeldud, kui midagi on välja jäänud, kindlasti on jäänud välja. Eestis, ma arvan, on selline väikene eripära ja see on kindlasti seotud meie ajaloolise olukorraga. On see, et selline väga aktiivne esimene tegevus tuli tegelikult riigiasutuse poolt. Ja meil see institutsionaalne mehhanism, kes meil ka täna saalis istub, Ülle Papp,
Tõepoolest, tema oli see inimene, kes suutis kutsuda kokku ümarlaudu, tõlkida materjale ja ka saavutada rahastus. Ja ma arvan, et me keegi ei jõua ära tänada Põhjamaade ministrite nõukogu, kes siiamaani kusjuures toetab erinevaid vägivalla ennetamise ja tõkestamise projekte, kes siiamaani viib kokku Eesti, Läti, Leedu, Põhjamaade ametnikke, spetsialiste, politseinikke ja aitab neil saada paremateks spetsialistideks. Et päris algus oli ka Põhjamaade toel väga suurel määral. Ja 2000. alguses, 2002 kindlasti oluline maamärk on üks raamat Vaikijate hääled soolisest vägivallast. 2002 avati Eestis esimene naiste varjupaik ja mul on väga hea meel, et ka selle praegune juht on meiega täna siin. 2000. alguses oli võimalik teha hästi palju naistega kaubitsemise vastaseid projekte, luua teenuseid, koolitada, teha ka uuringuid. Ja oli ka esimene selline suur kampaania, mida minul oli tõesti õnn juhtida Eestis. Politsei poole pealt esimene selline pilootprojekt, mis vaatas perevägivallale, lähisuhte vägivallale sisse, oli Joosep Kaasiku algatus Lääne prefektuuris. Ja nii tore on see, et seesama infovahetus, ehk siis kuidas üldse ohvriabi saab teada, et ohver on olemas, see algatus tuli sellest ajast. Nii et tänase päevani see infovahetus on alles. 2004 oli üks väga oluline aasta. Et täna tegelikult, kui politsei saab juba teada, et on vägivald toime pandud, siis ohver ise ei pea mingisugust avaldust kuskile tegema minema. Et see muutus 2004. Lähenemiskeelt tuli paar aastat hiljem meile. Siis huvitav võib-olla veel vaadata on 2006 üritati esimest korda teha lähisuhtevägivalla ennetamise arengukava. Ta töö nimi oli Leta tookord ja see oli tohutu tööaeg, mis sinna sisse pandi ja see jäi lõpuks tegemata. Ja tegemata jäid osaliselt just selle sama asja pärast, et mõisted, mille kohta me siis ikkagi teeme arengukava, kas seda on ikka vaja üldse teha, kes selle eest vastutama peab, kust need rahad tulevad. Nii et 2006 see ei õnnestunud. Ja üks nendest, mis ma nüüd unustasingi panna, 2010 siis tuli vägivalla vastu võitlemise arengukava esimest korda, see oli 2010, 2006 oli juba inimkaubanduse oma olemas. Järgmised aastad, siin kindlasti väga-väga oluline maamärk on Norra finantsmehhanism, ehk siis norrakad, kes on toetanud väga paljusid tegevusi Eestis ja hakkavad praegu jälle toetama. Istanbuli konventsioon, ma arvan, see on miski, mis on väga palju ka mõjutanud ja mis on aidanud ka meil oma tööd teha. Ja minul õnnestus ka olla Eesti delegatsioonis, kes käis siis läbi rääkimas ja nii nagu ÜRO puhul oli teemaks, et peaaegu 200 riiki rääkis läbi, arutas, leppis kokku, siis Istanbul on Euroopa Nõukogu konventsioon ja seal oli 47 riiki ühe laua taga. Ja see kestis peaaegu 2 aastat, kui ma õigesti mäletan, ja ütleme, et me jaurasime, sest arusaamad olid lihtsalt niivõrd erinevad. Oli näiteks riik, kes ütles, et aga ka peresõbrad on perekond, et me peame neid ka abistama. No igast kummalisi asju. Neid, kes arvasid, et gender on sama, mis bioloogiline sugu. No tuligi vaidlus, et mis genderit te tahate sinna panna. Et mis mõttes sooline. Et päris huvitav kogemus oli see. Jällegi perevägivalla vaates 2015 hästi olulised Krõmsi muudatused. Kui vägivald on toime pandud lähisuhtes, siis see on raskendav asjaolu. Ja see on ääretult oluline. Ja kui tundub, et mis siis, et see on ju normaalne, siis tegelikult kõik need asjad on tulnud suure töö ja suure veenmise ja lobi tagajärjel tegelikult. Viimastel aastatel on meil hästi palju teenuseid juurde tulnud ja on ka hästi palju raha juurde saadud riigieelarvesse. Ja siin huvitavamad või olulisemad asjad võib-olla on see, et KARS-i muudatused, näiteks see, et ahistav jälitamine kriminaliseeriti. Et kes teemaga töötavad, teavad, et kui palju on neid ekspartnereid, kes tegelikult jäävad jälitama, tegelikult taga kiusama, väga raskeid tagajärgi põhjustab, eks ju. See kriminaliseeriti. Ka seksiost inimkaubanduse ohvrilt. Seksuaalne ahistamine, selle puhul neid diskussioone ma jään surmani meenutama, sellepärast, et olin nii komisjonis, kui rääkisin spetsialistidega ja miks ta on ainult väärtegu, on ikkagi see sama arusaam. Et me ikkagi sama nagu prostitutsiooni puhul, seks on nii tore ja kui seal natukene mingit käperdamist on või midagi, et see pole midagi hullu. Et see on nagu tööpõld, mis meil on täiega ees. Et seksuaalne ahistamine ei ole tore ja lõbus. Et see ei ole midagi seksikat ja vahvat. Aga jah, see diskussioon oli raske, nii et praegu ta on ainult väärtegu ikkagi. 2017 on sellest alates on meil seadus, mis räägib, ainus seadus, mis räägib naistevastasest vägivallast, on siis ohvriabi seadus.
Ja ma arvan, et ma selle loetelu jätangi siin pooleli, et praegusel hetkel on kõige värskem riiklik dokument, on Vabariigi Valitsuse memorandumi järgi tehtud tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks. Ja selle teemaga me läheme kindlasti ka väga aktiivselt edasi, sellepärast et midagi ei ole teha. Me oleme kahjuks päris kindlad, et eriolukord on raskendanud väga paljude naiste olukorda peredes. Väljakutsed. See on minu nägemus. Võib ka muid asju väljakutseteks pidada, aga mida mina ise näen, ennetamises kindlasti see soolise ebavõrdsusega tegelemine ja selle vastu võitlemine. Ja keegi täna ka mainis, et Barbi vist ütles, et mingid asjad ikka ajavad naerma nagu natukene. Et siin on ka, et neid seoseid ei nähta. On väga suur väljakutse näidata seost. Kui naisel ei ole oma raha või tal ei ole seda piisavalt, siis ta ei saa oma vägivaldse mehe juurest ära minna. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Aga seda ei nähta, et jätkuvalt öeldakse, et see ebavõrdsus või võrdõiguslikkus, et see on kõik kuidagi välja mõeldud. Et muidugi asjad on paranenud, aga nad head kindlasti ei ole. Siis arusaam sellest, mis on üldse vägivald. Ma arvan, kui me siin teeks mingisugust küsitlust, siis ka meil on kõigil natukene erinev taju, mida me vägivallaks peame. Aga selleks, et seda ennetada kõiki neid naistega kaubitsemist, seksuaalvägivalda, perevägivalda, meil ikkagi mingi standard peab olema ühine. Et see on vägivald ja seda teha ei tohi. Ressursid. Ma ohvriabis enam nii palju ressurssidest rääkida ei julgegi, sest tõesti on õnnestunud väga palju juurde saada. Aga ennetamise puhul tekib see olukord, et see ei ole kuidagi nii mõõdetav otseselt. Et sa ennetad, sa koolitad kedagi, aga mis see tulemus on, et me ei saa seda nii täpselt mõõta, siia on raske saada. Mida ma näen abistamise puhul väljakutsetena tulevikus ja praegu on see, et teenused oleks seostatud. Et kui A, B ja C teevad kõik väga hästi oma tööd, oma keskuses, oma asutuses, siis kuidas nad seostuvad selle ühe inimese jaoks? Et kas ta saab kõik, mida tal vaja on, või ta saab topelt? Et me oleme siin analüüsinud selle sama nimetatud Pärnu pilootprojekti jooksul, kuidas lastega töötati. Võibki olla, et võib-olla tal on 15 spetsialisti kallal kõik eri asutustest ja teine ei tea, mis teine teeb. Et sellega töö. Ja muidugi mõju ja tulemuslikkus, et sotsiaaltöö ilmselgelt ei ole asfaldipanek, et praegu oli asfalt, praegu ei olnud, aga nüüd on mõju tulemuslikkus. Seda ta ei ole, aga siiski saab vaadata rohkem, et kas ma saan oma teenust kuidagi teha paremini, seda toetust, et see mõjub veel paremini. Seda saab ikkagi teha. Ja muidugi me ei pääse hoiakutest ka siin. Kas sa oled abivääriline või sa ei ole? Et kas sa oled süüdi või sa ei ole, sa süüdlase otsimist on ikkagi veel natukene liiga palju ja mõnikord on see kahjuks ka ikkagi veel spetsialistide poolt. Et selle asemel, et vaadata, mida toimepanija tegi näiteks, mida ta ei oleks tohtinud teha, me ikkagi tahame nagu vaadata, et mida see ohver tegi. Ja see tuleb ka välja meie viimasest, see ei ole enam nüüd nii värske, aga ikkagi 2016 Emori uuring, elanikkonna uuring. Ohvrid pigem nagu ikka midagi tegi ise. Et sellest me peame kindlasti jagu saama. Eriolukorra mõju ma ka mainisin, et me näemegi, et kuidas naiste inimõigusi kaitstakse eriolukorras. ÜRO erinevad institutsioonid on ka selle kohta juba märgukirju teinud. Ja see mure on selge, et kas naiste õigused nagu kaovad kuidagi tahaplaanile, tundub, et natukene on ka kadunud. Mõnes riigis on ka näiteks teenustelt rahastus ära võetud, et oi, nüüd on meil vaja kuskile mujale raha panna, võt me nüüd siia teie teenustel enam raha ei pane. Eestis meil ei tekkinud kordagi seda olukorda, et võtame ära, sellist mõtetki ei tekkinud. Aga tugevad juurikad on ka tööl nende teemadega, et ei laseks ilmselt, kui vähegi enda teha oleks. Aga sellega tuleb arvestada. Õigusruumis on ilmselt uue ohvriabi seaduse loomine üks asi, see on miski, mis on minu laua peal praegu, väljatöötamiskavatsus, et laiendada psühholoogilise abi sihtrühmasid, tõsta hüvitisi, Merlega oleme siin sellel teemal koostööd teinud palju viimastel kuudel. Ja väljakutse on see, et see hästi välja kukuks lõpuks, et kui on juba eelnõu, et tuleks hea seadus, millest on ohvritel kõige rohkem kasu. Ja loomulikult jääb see olemasolevate seaduste tõlgendamine ja ka rakendamine, sest et tegelikult ka mitmed huvirühma esindajad on juba öelnud, et ega meil ei ole nagu uusi seadusi vaja, et Karsis on asjad juba olemas, Krõmsis on asjad juba olemas, aga kuidas me tõlgendame? Et kui kohtunik ütleb, et seletuskiri mulle huvi ei paku, mina loen seaduse teksti ja mina loen seaduse teksti niimoodi, siis tulevadki otsused, mis kahjuks mõnikord võivad ka taas ohvristada ohvreid, raskes seisus inimesi. Et see tõlgendamise teema on kindlasti oluline. Aga ma lõpetan kohe ära, ma näen, juba Reet on valmis. Et
Panin lihtsalt mõned plakatid, kampaaniaid on hästi palju olnud, mõned on siin vanemad, mõned päris värsked. Et ma ütlen lõpetuseks seda, et ma alati tunnistan, et mina olen kärsitu inimene. Ma tahan, et asjad juhtuksid kiiresti. Ja mõni asi tõesti minu meelest võtab liiga palju aega. Aga tegelikult, kui vaadata selle viimasele 20 aastale otsa, me oleme tulnud nagu 0 prioriteetsus, 0 ressurss, 0 uuringud, me oleme tulnud selleni, et meil on riiklikud arengukavad, konkreetsed tegevuskavad oma rahadega, meil on ressursid riigieelarves, siis tegelikult arengud on olnud päris kiired. Sest meil ei ole selja taga seda 70ndate naisliikumise möllu, mis on teistes riikides aidanud neid muudatusi ellu tuua. Me oleme väga lühikest aega nende probleemidega tegelenud. Et nii kärsite, kui ma ka ei ole, ma tuletan ka ise endale seda aeg-ajalt meelde, et tegelikult on päris head arengud. Ja selles mõttes ma nüüd soovingi lihtsalt, et jõudu meile kõigile vägivalla tõkestamisel ja loomulikult ka head koostööd. Sest seda ma olen ka näinud, et ilma koostööta me nendel teemadel mitte midagi ära ei tee. Nii et suur aitäh ja 2020. aasta asja ma tahan ka öelda. Mul lõppes ajarida 2019-ga, üks fantastiline raamat on ilmunud. Te saate seda osta sealt. Need on vägivallalood, mis on sellise krutskiga, et sa loed ja ei usu ise ka, kuidas Jan Kaus nad niimoodi krutskiks kirjutas. Et üks väga lahe asi sellest aastast. Et aitäh teile!